Tegemist on haridusteenuste haldamissüsteemiga. Selles videos käsitleme lapsevanemana, täiskasvanud õppurina, huvikooli esindajana ja ka ametnikuna nõusolekute haldust. Lapsevanema, täiskasvanud õppuri näites oleme sisse loginud lapsevanema kasutajana Johannesena. Nõusolekute andmine lapsevanemana, täiskasvanud õppurina käib kohapakkumise vastuvõtmisel. Huvikooli kohapakkumise vaates on jaotis nõusolekud. Kastikesse tuleb teha linnuke, kui soov on anda nõusolek. Kui kastike jääb aga linnutamata, tähendab see, et nõusolekut ei antud. Kohapakkumist saab vastu võtta ka ilma nõusolekuid andmata. Õppuri eest antud nõusolekuid näeb ja saab muuta, kui avalehel vajutada Minu andmed kastikese sees olevale Minu nõusolekud nupule. Avaneb õppuri nõusolekud tabel, mille kõik veerud on sorditavad. Veergudes on kuvatud õppuri nimi, haridusasutus, nõusoleku sisu, lubatud, kehtiv, nõusoleku algus- ja lõppkuupäev, nõusoleku andja nimi ning viimane nõusoleku muutja. Õppuri nõusolekud vaates on järgmised filtrid. Õppur saab valida, millise õppuri eest antud nõusolekuid vaadata. Nõusoleku sisu saab filtreerida, millise sisuga nõusolekuid kuvada. Kehtiv jah-ei ripploend, kus kuvatakse kas siis hetkel kehtivaid või mitte kehtivaid nõusolekuid. Kehtiv kuupäeval saab kontrollida, kas nõusolek kehtib mingil konkreetsel kuupäeval. Lubatud linnutatav lahter. Kui linnuke lahtrisse teha, siis kuvatakse ainult lubatud nõusolekuid. Nõusolekute tabelit on võimalik ka eksportida Excel failiks. Iga nõusoleku kohta on tabelis eraldi veerg. Veeru lõpus on võimalik nõusolekut muuta, vajutades vastavalt kas eemalda nõusolek või anna nõusolek nupule. Kui õppur aga osaleb ühes huvikoolis mitmes rühmas, küsitakse kohapakkumise vastuvõtmisel nõusolekud uuesti üle. Kehtima jäävad huvikooli põhiselt viimati antud nõusolekud. Huvikooli esindaja näites oleme sisse loginud Vahva muusika- ja tantsukooli esindajana Ellena. Huvikooli esindaja saab nõusoleku õppuri eest vastu võtta juhul, kui huvikooli taotlus on esitatud huvikooli esindaja poolt. Kõigepealt esitab huvikooli esindaja taotluse, pakub koha ning siis saab ta avada kohapakkumise. Huvikooli kohapakkumise vaade on samasugune nagu lapsevanemal, täiskasvanud õppuril. Siin asub samuti nõusolekute jaotis ning nõusolekute andmine käib samamoodi nagu ka lapsevanemal, täiskasvanud õppuril. Huvikooli esindaja näeb tema asutuses antud nõusolekuid, vajutades avalehel Vaata nõusolekuid nupule. Avaneb nõusolekud tabel. See on ülesehituselt kui ka funktsioonilt peaaegu identne lapsevanema kasutajaga, aga mainin, et huvikooli esindaja ei saa nõusolekuid muuta. Vaatame nüüd nõusolekute haldust ametnikuna. Siin näites oleme sisse loginud ametniku kasutajana Aadamina. Ametnik saab nii, nagu ka huvikooli esindaja, anda nõusoleku õppuri eest juhul, kui taotlus on esitatud ametniku poolt. Kõigepealt esitab ametnik huvikooli taotluse, pakub koha ning kohapakkumise vastuvõtmisel saab anda nõusoleku. Protsess käib samamoodi nagu huvikooli esindajal ning nõusolekute andmine käib jaotuses nõusolekud. Samamoodi nagu ka lapsevanemal, täiskasvanud õppuril ja huvikooli esindajal. Ametnik näeb kõikide asutuste nõusolekuid. Selleks tuleb avada admin seadistuses nõusolekud. Avaneb nõusolekud tabel, mille kõik veerud on sorditavad. Väljanägemiselt ja funktsioonidelt on see identne tabel nagu ka huvikooli esindajal, kuid lisaks on ametnikul ka filter haridusasutus, mille järgi saab ta välja filtreerida konkreetse huvikooli nõusolekud. Lisaks on ametnikul võimalus ka nõusolekuid muuta. Selleks tuleb tal vajutada nuppudele Anna nõusolek või eemalda nõusolek. Ning ka seda tabelit on võimalik Excel failiks eksportida.